Tere tulemast Musta kassitõro lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. veebruar kuni 1. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin soovide täitumise kaardiga, et karikate 9 minu jaoks on selline kaart, kus soovid hakkavad täituma. Ja üleüldiselt ma nende kaartide peale vaatan, siis minu jaoks nagu siit joonistub välja üks selline lugu, et teil on nagu soov korraldada pidu. Te saate kokku, kas selle peokorralduskomiteega või lihtsalt sõbrannadega. Kuidagi on nad selle peoga ja peo korraldamisega nagu seotud. Ja teil on seal mingid küsimused, mida te seal läbi arutate. Siin 3. kaart on poodukaart ja poodukaart räägib mulle sellest, et te saate oma probleemi lahendatud siis, kui te vaatate sellele probleemile natuke teise nurga alt. See poodu ripub siin pea alaspidi, aga mõõkade äss seal kõrval räägib seda, et tuleb selline vaimne selgus, tuleb selline otsustamine, et kui tulebki selgus sellega, kui te ripute pisut pea alaspidi, ehk siis vaatate oma küsimusele nagu teise nurga alt, siis tuleb teile selgus ja need peoplaanid saavad kenasti teil korda aetud. Et edasi siin alumises reas on keisrinna kaart. No keisrinna on ise selline lahkus ja armastus täis. Tema on nagu maaema, tema armastab absoluutselt kõiki. Armastab loomi, armastab linde, armastab loodust, armastab inimesi. Tema on siuke lahke. Et olge siis teie ka seal selle peoga siuke lahke. Et tehke ikka üks vägev pidu, selline, kus kõikidel on hea olla. Et tehke selline pidu, kus te nagu ise tahate viibida ja kus teistel on ka siuke hea ja kuidas ma ütlen, kodune olla või. Aga pidu siin nagu on, et siin nädala või alumise rea keskel on siin sauade 4 ja sauade 4 minu jaoks tähendab alati pidu ja tähendab sellist tantsu, muusikat, siukest lõbusat seltskonda ja lõbusat pidu. Noh ja lõppkokkuvõttes olete te ju kogu oma ettevõtmistega, oma peo korraldamisega, kui te olete see korraldaja, või siis osavõtmisega, te olete väga rahul, et selle nädala lõpetab teil sauade kuninganna ja sauade kuninganna on väga rahul. Ta on ise endaga väga rahul ja tal on põhjus enda üle uhke olla. Te olete suurepäraselt kõigega hakkama saanud, te olete selle peo perenaine, te särate seal peol nagu üle teiste, kõik pilgud ongi teie peal ja te olete selle auga ära teeninud. Te võitegi enda üle uhke olla ja te võite täiesti rahulikult särada ja olla endaga rahul, et te olete selle ülesandega suurepäraselt hakkama saanud. Et nädala kokkuvõte ongi selline, meil on vabariigi aastapäev tulemas, võib-olla te siis mõtlete midagi selles suunas, aga võib-olla üldse mingi muu pidu, võib-olla on siin mingit juubelit või hoopis katsikuid või on hoopiski kellelgi seda baby showerit ehk midagi ühesõnaga on teil vaja korraldada sellised lõpusat ja toredat, millega te sellel nädalal suurepäraselt hakkama saate. Ja selgus tuleb teile seal samasel pisikesel koosviibimisel, kus te asju arutate, leiate neid erinevaid vaatenurki, saavutate selle selguse ja olete lõpuks siis endaga rahul. Et nädala alguses soovid täituvad ja nädala lõpus tuleb rahulolu. No mida veel võib ühelt nädalalt soovida? Et mina soovin teile ka kõike seda, et teie plaanid läheksid nii, nagu te olete need plaaninud. Ja te võiksite endaga rahul olla ja et teie soovid täituksid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles ja võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.